Et elada õiget elu, selleks meil on vaja jõudu. Ja tänase osa pealkiri ongi, et meie elu jõudu takistavad tegurid. Ja mis need on ja kuidas nendest teguritest lihtsalt vabaneda. Aga kõigepealt me peame teadma, et see on Jumala plaan ja et see on ka Jumala tahe meie pühitsemises ja kasvamises. Ja loeme esimese teksti 5. Mooses 6, 4-5. Kuule Iisrael, Jehova, meie Jumal, Jehova on ainus. Armasta Jehovat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Ja täna me rääkisimegi just Jumala armastamisest, aga selles tekstis on selgelt öeldud, et meil on selleks vaja ka jõudu. Ja mis on see, mis võtab selle jõu ära? Nii et Jumalat teenida, Jumalat kummardada ei ole võimalik väsinud olemise ja sellise unise elu tahtega. Nii et me vajame igaüks selleks energiat, jõudu, et avada südamed Jumala armastusele. Ja kuna armastus on tegusõna, siis me vajame jõudu, et seda jagada. Ja loeme järgmise teksti Markuse 12, 32 ja 33. Ja kirjatundja ütles talle, õige küll, õpetaja, sina oled tõtt mööda öelnud, sest üks ainus on olemas ja ei ole muud peale tema. Ja teda armastada kõigest südamest ja kõigest meelest ja kõigest väest ja ligimest armastada nagu iseennast, see on rohkem kui kõik põletusohvrid ja muud ohvrid. Nii et siin me näeme, et teadmisest on ainult vähe. Meil tuleb see ellu rakendada ja selleks on vaja jõudu. Ja siin Jeesus toob ka ligimese enda kõrvale. Nii et ligimese armastus ja see on nüüd vahend, kus me võime Jumala armastust nagu edasi anda teistele. Ja iga selline tegevus on seotud energia jõuga. Ja Jumala kummardamine tähendab armastuse ellu rakendamine. Ja täna me rääkisime ka sellest rakendusseadusest, et see on armastus. Aga mis põhjusel on see põlvkond, kes nüüd ootab vahetult Jeesuse tagasitulekut? Miks see põlvkond on leige? Ja tegelikult meie oleme ju ka selle põlvkonna osa. Miks ta on leige? Ükskõikne ja selline laudikealane, nagu ilmutusraamat meile ütleb, et Laudikea on selline leige ja ta arvab endast väga palju. Ja loeme edasi, Mattiuse 25:40. Siis vastab kuningas ja ütleb neile, tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud. No, mõtle, milline võimalus. Kui suur võimalus on meil Kristusele kogu aeg midagi teha, head teha. Ja kõike, mis me oleme ju ligimesele teinud, oleme temale teinud. Ja samas, kui me teeme ka halba kellelegi inimesele, siis me teeme ka seda Kristusele. Et seda tasub alati meeles pidada ja näha neid võimalusi siin elus. Aga mida ta ütleb Laudikea kohta? Tuletame ka siin mõned salmid meelde, Ilmutuse 3:17.
sa ju ütled, ma olen rikas ja mul on vara küllalt. Ega ole mul midagi vaja ja sa ei teagi, et sa oled vilets, armetu ja vaene ja pime ja alasti. Ja mul tekib kohe siin küsimus, et miks pärast laudikealased ei tea. Ta ütleb, sõna ütleb siin ja sa ei teagi. Ma arvan endast palju rohkem, ma tean, et mul on teadmised, aga Jumal ütleb, sa ei teagi, et sa oled vilets, armetu, vaene, pime ja alasti. Aga seda kõike saab parandada ja me teame, et siin tekstid ütlevad edasi, et Jumalal on retsept selle vastu. Nii et reaalsus saab alles meie juures selgeks siis, kui Kristus laseb oma röntgeni kiired meist läbi paista. Aga mille peale on siis need laudikealased oma tegelikult jõuvarud ära kasutanud? Sest meil kõigil on energia, meil on teatud jõud. Mille peale ta on need jõuvarud ära kasutanud, mis peaks kuuluma ligimise teenimisele ja Jumala kummardamisele? Oled sa mõelnud sellele? Kuidas me võime säästa neid jõuvarusid? Nii et küsimus on meie füüsiliste võimete täielikus ja arukas kasutamises. Ja kuna meie ressurss on piiratud, sellepärast peab siin olema tarkust. Ja kui me vaatame Jeesuse elu ja kui ta elas maa peal, siis ta otsustas kõigis oma töödes, tegemistes ja vaimulikes küsimustes teha kelle tahtmist? Isa tahtmist. Ja sellega ta tegelikult võitiski. Ja taevased ja maised asjad on vahetult ja palju rohkem omavahel seotud, kui me üldse oskame arvata. Esiteks, Jumal soovib, et tema lapsed mõistaksid ja saaksid aru, et igal alal on tema see, kes annab neile kõik jõu ja tarkuse. Kõik õiged leiutised, täiustused on pärit temalt, kes on meie imeline nõuandja. Näiteks arsti osavus, teadmised, tarkus, närvide, lihaste, kogu keha peensuste üle on antud ju Jumalalt. Ja arst peab seda talenti arendama, praktiseerima. Ja need on kannatajate heaks. Samas, kui me vaatame seppa või puutöömeest, eks ole, või keevitajat, eks ole, seal on igasugust tarkust vaja. Ja kui sa neid arendad, siis sa ju kasvad. Aga need tulevad tegelikult Jumalalt. Nii et Jumal on usaldanud inimestele oma talendid. Ja ta ootab, et selle arendamise juures ka pidevalt nad küsiks temalt nõu. Näiteks mul on palju selliseid asju olnud, et mul on vaja mingi töö teha, mida ma olen enne teinud. Ma tean seda tööd, ma tunnen seda tööd, on see mingi ehitustöö või mingi asi. Ja kui ma ei küsi ega palveta Jumala poole, siis mul ei lähe need asjad korda. Nii, nagu tegelikult tahaks. Ma pean ümber tegema. Nii et see pidev Jumalalt küsimine ja sellises suhtes olemine tegelikult kasvatabki meid ju Kristusega kokku. Aga kui ma ütlen, ma ise tean, mul ei ole vaja sinu abi, eks ole, siis minu kokku kasvamine ju hääbub. Nii et Jumal lausa ootab seda, et me küsiksime. Nii et religioon ja töö ei ole kaks eraldi asja, need on üks. Jeesuse järgimine usu kaudu peaks olema põimitud kõigesse, mida me teeme või ütleme. Jumalik ja inimlik jõud võivad ühineda.
ja nii ajalikes kui vaimulikes valdkondades. Ja nüüd, et kaasata jumalik jõud inimeste jõupingutustesse, on see siis kaubandus, on see siis põllumajandus, teadus või ettevõtlus või ka koduaia pidamine, siis meil on võimalus seda jõudu ja otsustusvõimet Jumalalt saada. Ja meil ei ole vaja vabandada, et ma ei teadnud, ma ei oska. Kõigil meil on võimalused, eks ole. Aga loeme Rooma 1:20-22. Sest tema nähtamatut olu, nii tema igavest väge kui jumalikku olemist nähakse, kui neid pannakse tähele, tema tegudes maailma loomisest alates nii, et nad ei saa vabanduda, sellepärast, et nad Jumalat tundes ei ole teda kui Jumalat austanud ega tänanud, vaid on oma mõtlemistes saanud tühiseks ja nende mõistmatu süda on läinud pimedaks. Kiites endid targaks, on nad saanud jõledaks. Ja vaadake, see tekst ütleb selgelt, et ka need, kes ei usu Jumalat, tegelikult tema jumalikku olemust nähakse, kui neid pannakse tähele. Ja täpselt samuti, kui sa lähed siia, kas või siia samasse metsa jalutama, näed neid lilli, näed seda juba tärkavaid pungasid, kui sa koged seda vaikust, see on tegelikult kõne, mille kaudu räägib Jumal. Aga kui me ainult oleme, kui on nutitelefon selle asemel ja ei taheta seda tähele panna, siis tõesti, aga see võimalus on olemas. Nii et väga kahju, kui ei panda tähele põhimõtteid, mille alusel see koostöö on Jumalaga võimalik. Näiteks, kui me ehitame maja, seal on igal juhul vaja koostööd teha Jumalaga. Niisamuti meie vaimse usuhoone nagu üles ehitamine. Ja kui meie südames on õiged või õigluse põhimõtted, õnnestub mõlemate hoonete ehitamine. Kuid siin maksab samuti pidada kinni reeglist, kus nõutakse oma mina ohvriks toomist, altarile panemist, uue elu ellu kutsumist. Ja lähme tõsisemalt asja juurde, vaatame, kuidas sai Taaniel ja tema 3 sõpra tarkadeks ja nad said ka kohad, kus nad pidid valitsema. Millest nad alustasid, et Jumal sai oma vaimu kaudu nende läbi töötada. Ja me teame, et nad ei elanud selleks, et oma tahet täita, vaid selleks, et olla Jumalale meelepärased, tähendab austada teda. Ja võtame need tekstid Taaniel 1:8. Aga Taaniel võttis südames ette ennast mitte roojastada kuninga roaga ja tema joodava viinaga. Ja ta taotles kammerteenrite ülemalt, et tal ei oleks vaja ennast roojastada. Nii et mida see salm siis ütleb? See, mida me sööme, seda, mida me joome, sellest me koosneme, eks ole. Ja see on oluline ja seal peatükis öeldaksegi seda, et Taaniel ja tema sõbra olid 10 korda teistest targemad. Aga nad alustasid taimetoidust. Kas meil on ka selline võimalus täna pakutud? Või kui sa lähed supermarketisse, sul on tohutult pakkumisi ja magustoite, maiustusi, igasuguseid asju. Ja suurem osa neid tegelikult ei sobi kokku Jumalast antud, ütleme, toiduvalikuga. Sellepärast, et kui näiteks üks autofirma
teeb ühe auto, ta määrab täpselt kütuse, milline see kütus peab olema. Näiteks ma ei saa bensiinimootorisse panna diiselkütust või vastupidi, sellepärast, et see ju hävitab või lõhub ära. Ja eriti viimasel aja autod, mis on nii tundlikud, et see kütus peab tõesti puhas olema. Aga kas inimene ei ole hoopis keerulisemalt loodud kui näiteks mingi auto? Nii et Daniel ja sõbrad algasid õigest kohast. No mõni võib mõelda, et jälle see söömine ja joomine ja mingi toitumise reform ja juba räägitakse, et aga mul on kõht tühi ja ma tahan süüa ja ka seda, mis mulle meeldib, eks ole. Aga see on väga selgelt ka praegu teada, et kui sa oled taimetoidul, siis sinu ühendus vaimse maailmaga on hoopis teine ja hoopis tõhusam. Loeks ühe teksti. Siin Kristuse tähendamissõnad, lehekülg 203. Ja siin ta räägib talentidest. Ja me teame, et Jumal on meile igalühel andnud teatud talendid. Ja ta ütleb, et inimene, kes sai ühe talendi, läks ja kaevas maa sisse augu ning peitis ära oma isanda raha. Tähendab, et see talent, mis anti, ta ei hakanud seda kasutama. Ta lihtsalt mattis maha. Kõige väiksema andega inimene jättis oma talendi täiustamata. Ja siin on antud hoiatus kõigile, kes tunnevad, et vähene andekus vabastab nad kohustustest Kristust teenida. Inimene mõtleb, et mul ei ole seda andi antud, mul ei ole laulu andi antud või midagi muud, et siis ma ei peagi midagi tegema. Aga see ei ole õige. Igal ühel on vähemalt üks. Ja kui sa seda ühte arendad, siis sa saad juurde. Ja inimesed arvavad, et kui nad saavad ainult teenida väikestes asjades, siis nad arvavad, et nad on õigustatud mitte midagi tegema. Selles nad eksivad. Talentide jagamisega katsub issand iseloomu läbi. Inimene, kes jätab oma talendid täiustamata, osutub ustavusetuks. Kui ta oleks saanud 5 talenti, siis oleks ta need samamoodi maha matnud nagu selle ühe. Ühe talendi väärkasutamisega näitas ta, et põlgab taeva ande. Ja Luuka 16:10 ütleb meile nii, et kes on ustav pisimas, see on ustav ka suures. Ja see ei saa ju usaldada inimesele suuri asju, kui ta väikestes on ükskõikne ja lohakas, eks. See on igal tööalal ju niimoodi. Ja ta ütleb siin edasi, et see ustavusetus avaldab mõju ka talle endale. Ta ei saa armu, väge ega iseloomu tugevust. Mõtle nüüd, kui sa jätad kasutamata talendi, sa ei saa armu, väge ega iseloomu tugevust, mille võib saada täielikult Jumalale alistades. Ja nüüd talendi ellu rakendamine on protsess, kui sa alistud ju Jumalale. Kristuses lahus elav inimene on vastuvõtlik saatana kiusatustele ja ta eksib töös meistri heaks. Kuna teda ei juhi väikestes asjades õiged põhimõtted, ei kuuletu ka Jumalale suurtes asjades, mida ta peab enda eriliseks tööks. Ja nüüd puudused, mida hellitatakse elu pisikestes üksikasjades, kanduvad üle olulisematesse asjadesse. Ta tegutseb nende põhimõtete alusel, millega ta on end harjutanud. Nii et minu arust see harjutamise osa on siin väga oluline. Kui ma harjutan
igat asja korralikult tegema. Näiteks nagu üks vend ütles, ta teeb puutööd, aga ta teeb väga aeglaselt, aga ta teeb väga korralikult. Ja ma ütlesin, et sellel asjal ei ole nii suurt täpsust vaja, et tee see asi ära, et ta on kasutamiseks. Ta ütleb, et ei, ma ei oskagi teistmoodi teha. Ta on harjunud väga täpselt ja puhtalt tegema. Aga muidugi tal läheb rohkem aega ja inimesed on kannatamatud. Ja siin ta ütleb edasi, ta tegutseb nende põhimõtete alusel, millega ta on end harjutanud. Nii moodustab tegevuse kordamine harjumuse. Nii et siit tekibki meie harjumus. Harjumused kujundavad iseloomu. Ning iseloomu alusel otsustatakse meie saatus praegu ja igavikuks. Loeme teise Timoteus 1:7. Sest Jumal ei... Las olla see sama, pane järgmine tekst, mis sul oli ees. No loeme selle, siis tuleb järgmine. Jah, loe. 1:16. Ei, väga hea, need oli õiged tekstid, Eiki. Jah. Siis ülevaataja võttis ära nende roa ja nende joodava viina ja andis neile taimetoitu. Ja Jumal andis neile 4 noorele mehele tarkust ja taipu igasuguses kirjas ja teaduses ja Danieli sai aru igasuguseist nägemusist ja unenägudest. Et Jumal õnnistas seda järgmine tekst nüüd. Kuule Iisrael. Nii. Just. Sest Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu. Jah, et kui me rakendame neid asju ellu ja palume Jumalalt tarkust, siis ta annab meile tarkuse oma vaimu läbi ja energia. Näiteks, miks lõigatakse kevadel õunapuid? Õunapuu kasvab selliseid oksi, mis takistavad tegelikult vilja kandmist ja väga palju tulevad selliseid vesivõsusid, eks ole. Ja miks need liigsed oksad ja võsud siis ära lõigatakse? Nad takistavad vilja kandmist. Ja nad võtavad puult ära elujõudu lihtsalt. Võtavad selle jõu ära, mis võiks minna õunte jaoks, eks ole. Ja täpselt samamoodi kristlikus elus on meil sellised perioodid, kus meil on võib-olla mingi aja jooksul kasvanud neid vesivõsusid ja lisa niisugused oksi, mis vilja ei kanna. Ja see võib nimetada ka lausa laasimiseks, et Jumal peab meie juures tegema lausa laasimise, palju oksi ära lõikama. Ja tihti need perioodid meie elus on kas mingi haigus, mingi probleem ja võib-olla see, et ma jalga lonkan on ka mingisugune selline asi, tuleb mingi asi millestki loobuda ja tuleb natuke laasid ära lõigata. Ja ära lõikamine on valus. Aga eesmärk on ju hea. Ja need lisa- või vesivõsud võivad olla tegelikult meie elus päris head asjad. Aga kui need võtavad ära meie aja, mida me peaksime pühendama Jumalale ja üksteisele
siis ka need head asjad ei ole head. Tähendab, need tuleb ära lõigata. Nii et Jumal teab, mis ta teeb. Aga loeme siia juurde veel Johannese 15:2-4. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, tema kõrvaldab ja iga üht, mis kannab vilja, tema puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad selle sõna pärast, mis mina teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse, nagu oks ei või vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minusse. Nii et see vili, mida Jumal tahab ja iselooma tuua, see on tema vili. Aga nüüd, et me oleks sobivad seda kandma ja sellepärast ta peabki neid selliseid kärpeid tegema meie eludes. Nii et meil on võimalus lasta enda küljest ära lõigata need oksad, mis ei kanna vilja, vaid need tegelikult kahjustavad otseselt meie tervist ja meie energiat. Ja sellepärast ka Jumal on andnud meile juba Vanas Testamendis sellise tervisereformi, mida süüa ja mida mitte süüa. Sellepärast see hoiab meie energiat, kui me seda järgime. Loeme 5. Moosese 14. peatükist. Ära söö midagi, mis on jäle. Need on loiused, keda te võite süüa. Härg, lammas, kits, hirv, kasell, põder, kaljukits, antiloop, metslammas, metskits ja kõik loiused, kellel on sõrad, täielikult 2 lõhestatud sõrad. Kes loiustest mäletsevad mälu, neid võite süüa. Neid aga ärge sööge neist, kes mäletsevad mälu ja neist, kellel on täielikult lõhestatud sõrad, kaamlit, jänest ja kaljumäkra, sest nad mäletsevad küll mälu, aga neil ei ole sõrgu. Nad olgu teile roojased. Ja siga, sest tal on küll sõrad, aga ta ei mäletse, ta olgu teile roojane. Nende liha ärge sööge ja nende korjuseid ärge puudutage. Et ära söö midagi, mis on jäle. Tegelikult Jumal nimetab siin asju, mida süüa ja mis on talle jäledad. Ja sellest otseselt sõltub ju meie energia. Ja kui me sööme valesid asju, siis ju tegelikult me kahjustame oma energiat, oma jõudu. Aga loeme edasi. Kõigist vees elavaist võite süüa neid kõiki, kellel on uimed ja soomused, võite süüa, aga ühtki, kellel ei ole uimi ja soomuseid, ei võide süüa. Ta olgu teile roojane. Et siin on ka kaladest juttu, eks ole, aga lähme edasi selle tekstiga. Kõiki puhtaid linde võite süüa, aga keda te lindudest ei või süüa, on need kotkas, lambakotkas, must raisakotkas, hargsabakull, raudkull oma liikidega. Kõik kaarnad oma liikidega, jaanalind, kägu, kajakas, haugas oma liikidega. Kakuke, kassikakk, öökull, puguhani, raisakull, kormoraan, toonekurg, haigur oma liikidega, vainukägu ja nahkhiir. Kõik tiivulised putukad olgu teile roojased, neid ärge sööge. Kõiki puhtaid linde võite süüa, ühtki kärvanud looma ärge sööge. Võõrale, kes on su väravas, võid sa seda anda söömiseks või müü see võõrale, sest sina oled Jehoovale, oma Jumalale pühitsetud rahvas. Ära keeda siku talle ta ema piimas. Siin on väga pikk loetelu, mis Jumal on määranud söögiks, eks ole. Me teame seda kõike. Aga miks suurem osa kristlaskonnast eirab seda? Miks? Sellepärast, et inimesed on võtnud tõlgendada Jumala sõna erinevalt ja oma himude järgi. Ja näiteks
1. Mooses 7:2-3. võta enesele kõigist puhtaist loomadest 7 paari, isane ja emane, ja loomadest, kes puhtad ei ole, 2, isane ja emane. Nõnda sammuti lindudest taeva all 7 paari, isane ja emane, et nende sugu jääks elama kogu maa peale. Nii et siit me näeme, et see reegel kehtis ka enne veeuputust juba. Kui Jumal oli inimese loonud, ta andis talle toidulaua. Ja alguses olid ju ainult puuviljad söögiks. Kui inimene pattu langes, tulid juurviljad juurde ja ütleme, mingi aeg lubati ka neid loomi süüa. Ja huvitav, et roheti kuulutamise vaimu kaudu on meile tegelikult seda reformi täiendatud. Sellepärast, et ka teatud loomad ja lihad on roiskunud, sest maapind on roiskunud, neid toidetakse valesti. Aga Jumal on seda teinud meie huvides, et me oleks tervemad, et meil oleks energiat, meil oleks jõudu, eks ole. Mida ütleb laul 78:18? Nad kiusasid Jumalat oma südames, nõudes toitu oma himude järgi. Nii et kui me nõuame oma himu järgi, see on tegelikult Jumala kiusamine. Ja siin Jesaja 66:17 ütleb Jumala sõna nii, et sea, liha, hiirte sööjad hukkuvad üheskoos. Tähendab, Jumal võrdsustab sealiha söömist hiirte ja rottide söömisega. See on jäle. Ja ma ei saa Jumalale ju meelepärane olla, kui ma teen selliseid jäledaid asju. Ja miks, ütleme, paljud kristlased ikkagi söövad neid asju. Ja üks põhitekst, mis nad võtavad Markuse 7:19 loeme. Sest see ei lähe mitte tema südamesse, vaid kõhtu ja väljub eripaika. Nii ta kuulutas kõik toidused puhtaks. Ja just sellele rõhutaks, et ta kuulutas kõik toidused puhtaks. Aga kas see oli piiblis alguses ka niimoodi? Mul on see kaasa vana eestikeelne piibel aastast 1900 ja mul on ka vanemaid tõlkeid. Siin ei ole seda viimast lauset, nii ta kuulutas kõik toidused puhtaks. Ma tegin siit foto ka. 19 salm, sest see ei lähe tema südamesse, eks ole, vaid kõhtu ja ta läheb välja pärakast soolest, mis puhastab kõik road. Ja see on tühjus, ei ole seda osa. Nii et King Jamesi ja vanad piiblid seda tekst lihtsalt ei ole, see on meelevaldselt juurde pandud. Ja ilmselt just, et kõige sööjad on selle juurde pandud. Nii et see toitumisreform kehtib praegu täpselt samamoodi nagu vanas testamendis. Jeesus ei ole seda muutnud. Ja ühe väikse teksti viimaste päevade sündmused, lehekülg 57. Ja siin on pealkiri, et Jumala rahvas hindab oma tervist. Mulle näidati, et tervishoiureform on osa 3. ingli kuulutusest. Tähendab, meile on antud 3. ingli kuulutus ja see reform on üks osa sellest. Ja see on nii sama tihedalt seotud nagu käsi kehaga. Meil tuleb inimestele näidata, et naturaalse tee, kohvi, tubaka ja alkoholi tarvitamine on patune kalduvus. Tähendab, et need asjad on patud. Ja teed, kohvi, tubakat, õlu, veini ja igasuguseid alkohoolseid jooke ei tuleks tarbida lihtsalt mõõdukalt, vaid nendest tuleb täielikult loobuda.
need on käärinud asjad ja käärinud asi on patusümbol. Tõeline kasitus õpetab meid loobuma täielikult kõigest kahjulikust ning kasutama mõõdukalt ka seda, mis on tervislik. Puhas õhk, päike, mõõdukus, korrapärane puhkus, kehalised harjutused, õige toitumine, vee kasutamine, need on tõelised ravivahendid. Ja miks Jumal selle on olnud? Et meie tervist hoida ja eriti vaimset tervist. Ta ütleb siin ka niisuguse asja, et kõik, mis rikub tervist, ei vähenda mitte ainult kehalist jõudu, vaid nõrgestab ka vaimseid ja moraalseid võimeid. Kas või ühe ainsale kahjulikele harjumusele andumine teeb üha raskemaks teha vahet hea ja kurja vahel ning seega ka raskemaks kurjale vastu seista. Nii et siin on näha, miks saatan on sellised asjad välja mõelnud kõik ja miks paljud inimesed ei saa lihtsalt vaimulikest asjadest aru. Miks? Aga see on ka sellest, kuidas nad söövad, kuidas nad joovad, kuidas nad elavad. Nad ei oska teha vahet hea ja kurja vahel. Ja sellepärast, kui sa lähed sinna supermarketisse, see on tohutu valik. Ja kõik suurem osa nendest asjadest viib sind sellisse olukorda, et sa ei adu vaimseid asju. Tahan ka lugeda siit tunnistuste 2. köide lehekülg 63. Ja mida prohvet ütleb meile? Te peate kannatama loodusseaduste rikkumise karistuse all. Jumal on kehtestanud teie organismile seadused, mida ei saa rikkuda, ilma et sellele järgneks karistus. Te olete arvestanud maitsemeelega, arvestamata tervisega. Nii et maitsemeel, eks ole, on olulisem. Kas peab olema? Te olete teinud mõned muudatused, kuid need on pelgalt esimesed sammud toitumisreformi teel. Jumal nõuab meilt mõõdukust kõiges. Niisiis, kui te sööte või joote või teete midagi muud, tehke seda Jumala austuseks, ütleb 1. Korintuse 10.31. Nii et söömine ja joomine on täpselt samad võimalused Jumalat austada. Te olete loonud ebaloomulikud isud ega saa toidust pooltki seda naudingut, mida te saaksite, kui te poleks oma isusid valesti kasutanud. Nii et ta räägib just sellest moonutamisest ja kui palju kordi olete ostnud seda, mida nimetatakse heaks toiduks. Palavikulise organismi isu ja une kaotamise hinnaga. Võimetus nautida toitu, unetud ööd, kannatusi täistunnid, kõik see toidu nimel, millega rahuldati isu. Ja kui sa mõtled, et isu rahuldamine on teinekord 5-10 minutit, aga tagajärjed on aastaid. See oli nauding, mis osteti tohutu suure hinna eest. Ometi teevad seda paljud ning need enesetapjad on sõprade ja vaimulike poolt ülistatud ja pärast surma otse taevasse tõstetud. Missuguse mõte? Õgardid taevas. Ja ta ütleb, et ei, niisuguseid ei sisene Jumala riiki. Et need on kõik selleks, et tegelikult säästa meie energiat ja et me oleks jõudu elada Jumala tahtmise järgi.
Aga üks teema veel, mis mind on aastaid mille üle ma olen mõelnud, mis nõrgestab inimese organismi ja võtab talt ära jõu. Ja see on teine tunnistuste köide lehekülg 286. Ja see pealkiri on siin kõlbeline rikutus. Tegelikult prohvetsi kuulutamise vaim räägib siin seksuaalsest eneserahuldamisest. Tegelikult ausalt öelda ma ei ole kunagi kuulnud, et seda kuskilt puldist räägitakse. Aga loeme siit. Mõned neist, kes väidetavalt ootavad tema ilmumist, ei ole selleks sündmuseks sugugi rohkem valmis kui saatan ise. Nad ei puhasta end kõigest rikutusest. Nad on nii kaua teeninud himu, et nende mõtted on loomu poolest ebapuhtad ja kujutlused rikutud. Nende mõtete suunamine puhastele pühadele asjadele on sama võimatu kui pöörata Niagara jõe vesi ja sundida seda kosest üles voolama. Et need on tegelikult, see on tõsine patt. Ja kuna praegu vaatad maailmas ringi, siis tohutult pakutakse igasuguseid vahendeid enese rahuldamiseks, seksuaalseks rahuldamiseks. Ja see tegelikult on tõsine asi Jumale. Aga loeme. Ja prohvet ütleb meil niimoodi juba tollel ajal, aga kui me vaatame praegu seda, mida noortele, lausa lastele pakutakse neti kaudu enese rahulduse vahel, et see on tohutu töö, mida saatan praegu teeb ja et hävitada lausa inimesed. Aga vaata, loeme, mida ütleb prohvet. Tähendab, mõlemast soost noored ja lapsed on haaratud kõlbelisse rikutusse ning järgivad seda vastikut hinge ja ihu hävitavat pahet. Paljud end kristlaseks nimetavad inimesed on samast kombest niivõrd tuimestatud, et nende moraalset tundlikkust ei ole võimalik äratada mõistma, et see on patt. Ja et kui sellega jätkatakse, hävitab see viimaks ka ihu ja vaimu. Inimene, maa õilsam olevus, Jumala näo järgi vormitud, muundab end loomaks. Ta muudab labaseks ja paheliseks ennast. Iga kristlane peab õppima piirama oma kirgi, laskma end valitseda põhimõttel. Kui ta seda ei tee, siis ei ole ta kristlase nime väärt. Mõnedel, kel on üle usutunnistus, ei mõista seksuaalse enese rahuldamise patusust ega selle kindlaid tagajärgi. Pikaajaline harjumus on nende arusaamist pimestanud. Nad ei adu, kui ülimalt patuna on see degenereeriv patt, mis kurnab organismi, hävitab ajunärvide mõju. Moraalne põhimõte on äärmiselt nõrk, kui see satub vastuolu juurdunud harjumusega. Pühalikud sõnumid taevast ei saa vägivaldselt avaldada mõju südamele, mis ei ole kindlustatud sellele degenereerivale pahele järeleandmise vastu. Ja huvitavaid juba tollel ajal Jumal andis valgust Elevaidile ja ta ütleb, et ajutundlikud närvid on kaotanud normaalse toonuse haiglase erutuse tõttu rahuldada ebaloomulikku iha sensuaalse mõnu järele. Ajunärvid, mis on ühenduses kogu organismiga, on ainus vahend, mille kaudu saab taevas inimesega suhelda ja tema sisemist elu mõjutada. Need ajunärvid just see, mis häirib
see, mis häirib elektrivoolu ringlust närvisüsteemis, vähendab eluliste võimete jõudu ja selle tagajärjeks on mõistuse tundlikkuse tuimenemine. Kui oluline on, et neid fakte arvesse võttes see, et vaimulikud ja väidetavalt jumala kartlikud inimesed peaksid sellest hinge nüristavast pahest eemale hoidma ja sellest rikkumatuna püsima. Ja ta ütleb, et sobiv enesevalitsemine ka siis, kui avalik arvamus ja taeve seda ei nõua. Kui vähesed ohjeldavad oma kirgi sellepärast, et tunnevad selleks moraalset kohustust ja et jumala kartus on nende silme ees. Himu ja rikutud kired on inimese kõrgemad võimed orjastanud. Tähendab, et selle tõttu inimene langeb sellisesse olukorda, ta ei ole võimeline vaimulikke asju aru saama, vastu võtma ja ütleme, vaenlane võtabki juba lapsed ja noored selliselt enda kontrolli alla. Mõned tunnistavad, et patused naudingud on kurjast, kuid vabandavad end, öeldes, et ei suuda oma kirgi võita. Ja see on kohutav ülestunnistus inimeselt, kes võtab Kristuse nime suhu. Ülekohtus taganegu igaüks, kes nimetab issanda nimi. Ja ta küsib siin, et millest siis selline nõrkus, et neid loomalikke kalduvusi on praktiseerimisega tugevdatud, kuni see on saavutanud ülemvõimu kõrgemate võimete üle. Ja tagajärg on see, et mehed ja naised, nad surevad vaimulikult, sest nii kaua hellitatud loomupärased on rahuldatud või neid himusid, et nende enesevalitsemise võime neil olevat kadunud. Nende olemuse madalamad kired on ohjad enda kätte haaranud ning see, mis peaks olema valitsev jõud, on saanud rikutud kire alamaks. Tähendab, et kirja hakkab valitsema seda energiat ja jõudu ja sellepärast inimesed ongi väsinud, jõuetud ja võimetud, eks ole. Himurus on lämmatanud pühaduse iha ja muutnud vaimuliku kasvu kiduraks. Aga loen veel siin ühe loo, reaalse loo, mida õde Vait kirjutab siin. Kord käisime abikaasaga koosolekul, kus meie kaastunde võitis vend, kes kannatas tõsiselt tiisikuse all. Ta oli kahvatu ja kõhn. Ta palus Jumala rahva eest palveid. Ta ütles, et tema perekond on haige ja et ta on kaotanud lapse. Ta rääkis oma raskest kaotusest tundeliselt. Ta uskus, et kui tema eest palvetatakse, saab ta terveks. Pärast koosoleku lõppu juhtisid vennad meie tähelepanu sellele juhtumile. Nad rääkisid, et kogudus abistab neid ja et tema naine on haige ja laps surnud. Vennad olid tema kodus käinud ja vaevatud perekonna pärast ühiselt palvetanud. Me olime väga väsinud, koosoleku ajal oli meil olnud töökoorem ja me ei soovinud lahkuda. Olin otsustanud, et ei sega end kellegi eest palvetamisse, kui issand vaid vaim seda ei sunni. Mulle oli näidatud, et ülekohus võimutseb isegi end hingamispäeva pidajateks nimetavate inimeste hulgas. Sellepärast ei soovinud ma ühineda palvega kellegi eest, kelle loost ma midagi ei teadnud. Ma selgitasin oma põhjust. Vennad kinnitasid mulle, et nii palju kui nemad teavad, on ta auväärne vend. Ma vahetasin mõne sõna vennaga, kes oli palunud meie palvet, et terveks saada.
kuid ma ei tundnud ennast vabalt. See vend nuttis ja ütles, et oli oodanud meie tulekut ning tundis kindlust, et kui meie palvetaksime tema pärast, saaks ta tervise tagasi. Ütlesime talle, et me pole tema eluga tuttavad ja et pigem peaksid tema pärast palvetama need, kes teda tunnevad. Ta käis meile nii tõsiselt peale, et otsustasime asja kaaluda ja sellel samal õhtul issand ette kanda ning kui asi tundub selge, siis nõustusime tema sooviga. Nii et nad tahtsid enne Jumala käest küsida täpselt selle asja kohta ja mitte enne palvetada. Ja sel õhtul kummardusime palvesse ja esitasime tema asja issandale. Me palusime, et võiksime teda teada saada Jumala tahte tema suhtes. Me soovisime vaid seda, et Jumal saaks austatud. Kas issand tahab, et palvetaksime selle venna, selle vaevatud mehe pärast? Me andsime koorma issandale ja heitsime puhkama. Unenäos esitati mulle selgelt selle mehe olukord. Näidati tema elukäiku lapsepõlvest peale ja et kui palvetame, siis issand ei kuule meid, sest tema südames oli ülekohus. Järgmisel hommikul tuli mees meie juurde, et palvetaksime tema eest. Viisime ta kõrvale ja rääkisime, et kahjuks oleme sunnitud tema palvest keelduma. Jutustasin oma unenäo ja ta tunnistas, et see on tõsi. Ta oli poisipõlvest peale praktiseerinud enese rahuldamist ja oli jätkanud seda abielu ajal, kuid ütles, et püüab sellest lahti saada. Sellel mehel oli vaja võita pikaajaline harjumus. Ta oli keskealine, tema kõlbelised põhimõtted olid nii nõrgad, et kui sattusid vastuolu pikaajalise himu rahuldamisega, jäid nad alati alla. Himurad kired saavutasid ülemvõime kõrgema loomuse üle. Ma küsisin temalt tervisereformi kohta ja ta ütles, et ei saa seda ellu rakendada. Tema naine viskab täistera jahu uksest välja, kui see koju tuuakse. Kogudus oli seda perekonda aidanud. Nende eest oli ka palvetatud, nende laps oli surnud, naine oli haige ning abikaasa ja isa tahtis anda asja meie kätte, et viiksime selle puhta ja püha Jumala ette, et ta võiks teha imet ja mehe tervendada. Selle kõhe kõlbeline tundlikkus oli nüristunud. Vaata, siit tuleb minu arust niisugune huvitav asi välja, et Jumal ei kuule selliseid palveid, kui inimesed on teadlikus patus ja nad ei taha meelt parandada, siis nende inimeste pärast ei peagi palvetama, siis selles loost tuleb niimoodi välja. Ja ta ütleb, et Jumal ei oleks niikuinii seda palvet kuulnud. Aga esimene asi oli selle mehe meele parandus. Ja järgmised sammud, siis ta oleks tähendab, et ja teinekord ongi niimoodi, et palvetad inimesed pärast ja tead, et ta on teatud pattudes ja ta ei tahagi sellest vabaks saada. Ja ta ei mõista aga tegelikult vaimulikku külge nendel asjadel. Ja siis tekib küsimus, kas see on vajalik. Aga loen veel natuke. Kui noored võtavad omaks põlastusväärselt kombed ajal, mil vaim on kogenematu, ei omada nad kunagi jõudu. Tähendab, mitte kunagi nad ei saa jõudu, et täielikult õigesti areneda füüsiliselt, intellektuaalselt ja moraalselt iseloomu. Siin oli mees, kes rikkus end iga päev ja ometi sööndas tulla Jumala lähedusse ja paluda suurendada jõudu, mille ta oli põlastusväärselt raisanud.
ja mille ta oleks kulutanud oma himule, kui seda jõudu talle oleks antud. Kui kannatlik on Jumal, kui ta kohtleks inimest tema rikutud kommete kohaselt, kes suudaks siis tema pilgu ees elama jääda. Mis siis, kui oleksime olnud vähem ettevaatlikud ja viinud selle mehe Jumala ette ajal, mil ta praktiseeris nurjatust, kas issand oleks kuulnud? Kas ta oleks vastanud? Ja ta ütleb siin edasi, sest sina ei ole Jumal, kellel on hea meel õelusest. Paha ei või olla sinu külaliseks. Hooplejad ei astu su silme ette, vaid sa vihkad kõiki, kes nurjatust teevad. Laul 5 ja 6 salmid. Nii et, ja ta ütleb, et see ei ole üksik juhtum, isegi abielusuhetes ei piisanud, et hoida seda meest nooruse kõlvatute harjuste eest. Ma soovin, et võiksin olla veendunud, et niisugused juhtumid nagu see esitatu on haruldased, kuid ma tean, et need on sagedased. Lapsed, kes sünnivad vanematele, keda juhivad kõlvatud kired, on väärtusetud. Mida saab niisugustele lastele muud oodata, kui end vajuvad skaalal veel madalamale kui nende vanemad. Ja vanemad nagu annavad vastutuse, andes neile oma iseloomu pitseri, ütleb siin niimoodi. Nii et tõsine lugu tegelikult. Et kes tahab lugeda lehekülg 286, siin natuke laiemalt veel seda teemat kirjeldatud. Aga loeme ühe teksti veel, mis on ka piibel, 3. Mooses 18:22. Ära maga meesterahva juures, nagu magatakse naise juures, see on jäledus. Väga selge, eks ole. Aga kuidas seda propageeritakse, sunnitakse koolidesse õpetus kõik vastu võtma ja et kristlased peavad ka tunnistama seda ja kui sa ei tunnist, siis sa oled vihakõneleja. Aga loeme ka 5. Mooses 8:17. Ja ära ütle oma südames, mu oma jõud ja mu käeramm on soetunud mulle selle varanduse, vaid tuleta meelde Jehovat, oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu varanduse soetamiseks, et kinnitada lepingut, mille ta vandudes tegi su vanematega, mis nüüd ongi teostunud. Tegelikult see on väga hea tõotus. Jumal annab jõu sulle igapäevases elus ja siin ta ütleb varanduse soetamiseks ja see on ka vaimuliku varanduse soetamiseks. Aga kui ma selle jõu kasutan valesti, siis miks Jumal peaks seda andma? Et see on minu arust nii loogiline ja ta ütleb, ära ütle, et ma oma jõud ja käeramm teinud, et vaadake mind ja mis ma olen teinud ja saavutanud. Anna au Jumalale ja siis Jumal saab sind edasi viia. Ja 5. Mooses 6:25. Ja see on meile õiguseks, kui me täidame hoolsasti kõiki neid käske Jehova meie Jumala ees, nagu ta meid on käskinud. Ja see on meile õiguseks. Tihti on pikka aega siin käsitletud teemat, et Kristuse õigus ja mis on see õige ja õiguseks saamine. Aga vaata, kuidas see tekst selle kohta ütleb. See on meile õiguseks, kui me täidame hoolsasti kõiki neid seadusi. Ja nende seaduse täitmiseks on vaja jõudu ja vaenlane püüab nende valeõpetuste ja kõiki nendega meilt lihtsalt selle jõu ära võtta. Aga loeme ka lõpetuseks mõned paremad tekstid. Jeesaja 40:29.
31. tema annab väsinule rammu ja jõuetule palju jõudu. Poisid väsivad ja tüdivad küll, noored mehed koguni komistavad, aga kes ootavad Jehovat, saavad uut rammu. Need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Kas see ei ole hea tõotus? Ta annab väsinule rammu, jõuetule palju jõudu. No, mul kadus ka jõud ära, aga sain uuesti jõudu tagasi. Ja ta ütleb, et tõusevad tiibadega üles nagu kotkad ja Jeesa 41:10. Ära karda, sest mina olen sinuga. Ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal. Ma teen sind tugevaks. Ma aitan sind. Ma toetan sind oma õiguse parema käega. Aamen. Vaata, kui hea tõotus jälle. Aga see koostöö Jumalaga on väga oluline, et mina teeks ka omalt poolt selle meeleparanduse ja vajalikud sammud. Siis Jumal ütleb, ma olen sinuga. Ja kuna me oleme Jumalaga ka lepingus, siis tegelikult Jumal täidab, see on tema lepingu tingimus. Ja viimane tekst, Jesaja 33:6. Tema on su aegade tagatis, abi, küllus, tarkus ja tunnetus. Jehova kartus, see on Sioni rikkus. Et kõik head ained on temas. Ta on aegade tagatis, abi, küllus, tarkus, tunnetus. Et kõik meie head võimalused, head küljed on Jumal meile tõotanud. Aga just see, et kui ta meile jõu annab, siis me ei tohi seda kurjasti kasutada. Ja siis me ei saa seda jõudu, sest Jumal ei anna seda jõudu siis. Ja ega meiegi ei anna oma raha ega väärtust ju valedeks asjadeks ja valedeks kasutuseks. Aga need olid tänased mõtted, mis ma tahtsin teiega jagada. Ja Jumal õnnistagu teid ja laulame lõpulaulu.